Tere, minu nimi on Jaan. Ma olen töötanud raamatupidajana üle 20 aasta ja täna ma räägingi teile finantsarvestusest. Kuidas sa antud valdkonda jõudsid? Juba keskkooli ajal sain ma aru, et mulle arvud väga meeldivad ja peale kooli lõpetamist astusingi Tehnikaülikooli majandusarvestuse erialale. Lõpetasin selle 2001. aastal ja sellest ajast peale olengi töötanud raamatupidajana. Mida teevad raamatupidajad? Kõige lihtsamalt öeldes kajastavad raamatupidajad ettevõtte kõiki majandustehingud, mis annab ülevaate ettevõtte tuludest ja kuludest ning mis omakorda on abiks juhtimisotsuste tegemiseks. Kellele sobib töö raamatupidajana? See töö sobib sellisele inimesele, kes ei karda matemaatikat, sealhulgas protsentarvutust, on sõber Exceliga ja on hea rutiinitaluvusega. Mis vahe on raamatupidamisel ja finantsjuhtimisel? Raamatupidamine on ettevõtte majandustehingute kirjendamine, aga nende põhjal juba info koondamine, kogumine ja otsustajatele edastamine, see on finantsjuhtimine. Kus saab õppida raamatupidajaks? Raamatupidamist saab õppida üle Eesti mitmetes kutsekoolides, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides, aga finantsjuhtimist saab õppida eelkõige ülikoolides nii Tallinnas kui Tartus. Kuidas leida hea praktikakoht? Internetis on lehekülgi, mis avaldavad raamatupidamisbüroode erinevaid edetabeleid, näiteks raamatupidaja.ee või rmp.ee. Mis sulle meeldib raamatupidamistöö puhul? Mulle meeldib oma töö puhul see, et iga päev on erinev. Ehkki kuude kaupa võib olla rutiinseid tegevusi, siis igapäevaselt võib tulla üllatusi. Ja samas meeldib ka see, et töö ei saa kunagi otsa, sest nii kaua kui on ettevõtteid, on vaja ka raamatupidajaid. Anna üks soovitus noorele, kes plaanib hakata raamatupidajaks. Soovitan olla ise aktiivne, saata laiali paljud CV-sid ja kandideerida erinevatesse raamatupidamisbüroodesse. Häid raamatupidajaid on alati raske leida. Meie kassapidajat otsib politsei juba 4. aastat.